Iisrael tegeleb endiselt uudisega, mis tuli pühapäeva õhtul, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan on jõudnud kokkuleppele. Kuid selle murettekitava arenguga tegelemise asemel hakkasin mõtlema kokkulepetele, mis võiksid kaitsta Iisraeli huve ja mille üle iisraellastel endil on teatav kontroll. Ja täna pakun ma välja ühe sellise, mis puudutab loomulikult igavest Iisraeli seaduste ja poliitika vastasseisu. Mina olen Elan Azulai Diamant, Iisraeli õiguse ja vabaduse foorumi tegevdirektor, ja see on põhiseadus. Nüüd, üks paljudest lugudest, mis sõjaudus kaotsi lähevad, on jätkuv vastasseis kohtunike osas justiitsministri ja ülemkohtu vahel, kus nii tema kui ka kohtu liikmed kuuluvad kohtunike valikukomisjoni. Minister ei ole komiteed kokku kutsunud alates 2025 aasta jaanuarist, jättes kohtusüsteemis täitmata ametikohad, mis on niigi töökoormuse all kokku surutud. Riigis, kus on alla 900 kohtunikku, võiks sel aastal täita üle 80 ametikoha. Lahendamata kohtuasjade mahajäämus ulatub igal aastal sadadesse tuhandetesse. Õiguslik lugu on siin arenenud juba aastaid, aga läheme kohe asja juurde. 2 nädalat tagasi andis kõrgeim kohus ministrile korralduse kutsuda võimalikult kiiresti kokku kohtunike valimiskomisjon, et määrata kohtunike ringkonnakohtutesse, kus nende sõnul on tööjõupuudus kriitiline. Kohus ütles, et Levini nõudmine täielikule konsensusele enne ametisse nimetamist on otseses vastuolus kohtunike määramise seadusega. Märkusena tõi kohus välja, et Levin ise oli loonud selle ajasurve, millele ta nüüd viitas põhjendusena, miks ta pakkus ajutisi lahendusi alaliste kohtunike määramise asemel. Just nimelt selles punktis arvan ma, et läbimurde võimalus sõltub, sest ajasurve, millele kohus viitab, on kindlasti olemas, kuid see pole hiljutine ning kohus ise on samuti olukorra süvenemisele kaasa aidanud. Ja ma arvan, et kohtul on võimalus näidata tõsist eestvedamist selle lahendamisel. Aga selleks, et mõista, kuidas ja miks, peame aru saama, mis on kaalul, millised on mõlema poole stiimulid ja kuidas me siia jõudsime. Kohtunike valimiskomisjonis on 9 liiget. Seal on 3 ülemkohtu kohtunikku, kellest 1 on kohtupresident. Seal on 2 ministrit, kellest 1 on justiitsminister. Seal on 2 Knesseti liiget, 1 koalitsioonist ja 1 opositsioonist. Ja lisaks on seal 2 Iisraeli advokatuuri esindajat. Nii et tavaliselt juhtub parempoolse valitsuse ajal see, et koalitsiooni 3 kohta seisavad vastamisi 6-liikmelise blokiga. Siil on 3 kohtunikku, 2 advokatuuri esindajat ja opositsiooni Knesseti liige. Komitee loodi selleks, et tagada, et õigusalaspetsialistid valitakse peamiselt teiste õigusalaspetsialistide poolt, nii nende pädevuse tõttu kui ka selleks, et kohtunikud ei oleks poliitiliste huvide mõju all. Tänapäeval on nii, et ülemkohtu kohtuniku ametisse nimetamiseks on vaja 9 liikmest 7 liikme kvalifitseeritud häälteenamust. Seega ei saa Levin kedagi kohtusse nimetada ilma vähemalt 4 vastasbloki liikme toetuseta. Ja kuna madalamate kohtute puhul piisab lihtsast 5 poolthäälest, teab ta, et ka nende ametisse nimetamisel jääb ta kaotajaks. Nüüd on ringkonnakohtute kohtunikud ühe tõenäolisema tulevased ülemkohtu kohtunikud, seega on ka nende ametisse nimetamine äärmiselt oluline. Nagu me teame, pole tänapäeva Iisraelis sugugi vähem tähtis see, kes istub ülemkohtus, kui see, kes istub peaministri toolil. Seega on Levini nõudmine laiapõhjaline konsensus ja tegelikkuses üksmeel, enne kui ta tegutseb. Ja tema juriidiline seisukoht on, et tal ainsana on õigus komitee kokku kutsuda ning kohtul puudub õigus talle teisiti korraldusi anda. Seaduse sõnastus toetab seda samuti, nagu ka märkimisväärne osa Iisraeli õigusringkondadest. Kuid kohus ei ole sellega nõus. 2025. aasta jaanuari eel käskis kohus Levinil koguda komitee 3 korda eraldi kokku, et valida ülemkohtu president pärast kohtunik Hajuti pensionile jäämist. 16 kuud pärast selle protsessi algust, kas siis kummalisel või uuenduslikul viisil, sõltuvalt kellelt küsida, käskis kohus komitee kokku kutsuda. Ja just sellel koosolekul koalitsiooni liikmete puudumisel valiti kohtunik Yitzhak Amit ülemkohtu presidendiks. See võis olla kohtule lühinägelik samm, mis kahjustas tema legitiimsust, sest siiani vaatavad justiitsminister ja paljud parempoolsed sellele hetkele tagasi kui omamoodi kaaperdamisele. Ja kuna selles loos pole veel piisavalt pöördeid, siis ülemkohtu presidendina kuulub Amit ise sellesse samasse komiteesse, mille kokkukutsumist kohus on nüüd Levinile käskinud, et valida tulevasi järeltulijaid. Knesset võttis sellel aastal vastu kohtunike valimiskomisjoni reformi, mille koostajad usuvad, et see nõuab kompromissi.
olenemata sellest, kes seal istub. See peaks jõustuma järgmises Knessetis. Kui Lavan suudab komitee kokkukutsumisega viivitada, siis tema arvates saab ta süsteemile survet avaldada, ilma et teda sunnitaks valikuid lihtsalt kinnitama. Uus struktuur järgmises Knessetis võib koalitsiooni kuulujatele anda soodsamaid tulemusi. Samas arutab kohus selle reformi vaidlustusi juba järgmisel nädalal, nii et kas see ka püsima jääb, on omaette küsimus. Liigume nüüd kohtu juurde. Ka kohtul on vähe motivatsiooni teha järeleandmisi. Kohtunikud ei kandideeri valimistel ning need, kes on ametis, jäävad sinna ka kaua pärast seda, kui Justiitsministeerium on käest kätte läinud. Ja pea meeles, et needsamad kohtunikud otsustavad varsti, kas komisjoni saab üldse reformida. Nii et neil on aega ja olenemata sellest, kas see on õigustatud või mitte, on neil lõpuks võim. Kohus teab, et selle enda liikmeid ei saa praegustes oludes välja vahetada, sest neilgi ei ole 9 häälest 7. Nii et kuigi ka see kohus ujutab tuhandeid lahendamata juhtumeid koos 10 või 11 000 menetlusega, mida ta igal aastal käsitleb, keskendub ta rohkem sellele, et saada komisjon kokku kohtunike jaoks, kelle puhul on vaja vaid 5-häälelist enamust. Väljastpoolt on raske mõista, kui ummikus on Iisraeli õigussüsteem sattunud. Ja kui see kõlab tehnilise väitena, siis tegelikult ei peaks see nii olema. Me räägime inimestest, kes on jäetud pikaajalisse ebakindlusse oma ettevõtete, vara ja kriminaalkaristuste edasikaebamiste osas. Me kasutame neutraalse kõlaga keelt, kui räägime otsustest, mis mõjutavad kodanike elu väga sügavalt. Ja seetõttu on iisraellaste jaoks oluline, et näiteks 2024 aastal riigis, kus elab vaid 10 miljonit inimest, oli kohtusüsteemis veel umbes 475 000 lahendamata juhtumit. Sellel aastal lõpetati üle 930 000 juhtumi ja avati veel 911 000 uut. Need arvud on ligikaudsed. Enamik neist juhtumitest jõuab niinimetatud magistraadikohtutesse, mis on madalaim kohtutasand. 8–9%, see tähendab kumbki 8–9% jõuab ringkonna- ja töökohtutesse. Ja ülemkohus on kõige tipus, arutades kokku vähem kui 1% kogu süsteemi juhtumitest, kuid igal tasandil on ootel tuhandeid juhtumeid. Aastaks 2024 võttis tsiviilasja apellatsioon ülemkohtus keskmiselt 23 kuud. Kriminaalasjade apellatsioonid võtsid 11 kuud. Kõige kiiremini liiguvad põhiseaduslikud kohtuasjad, kus kaebajad alustavad kohe ülemkohtu tasandilt. 2019. aastal avaldas organisatsioon nimega Valitsemise ja demokraatia liikumine uuringu, mis põhines 4 kuu pikkusel kohtusaalis kohapeal jälgimisel, kus üliõpilased mõõtsid iga kohtuasja kestust. Nad vastasid, et kuigi põhiseaduslikud kaebused moodustavad vaid väikese osa ülemkohtule esitatud kaebustest, moodustavad need siiski 30% ülemkohtu istungitest. Olgu, ja need võtavad enda alla 37% sellest, mida me nimetame kaalutud kohtunikuks ajaks. Sest nende juhtumite puhul on kohtukoosseisud suuremad ja arutelud kestavad kauem kui teist tüüpi juhtumite puhul. Aga kui me neist probleemidest räägime, siis pannakse vastutus mahajäämuse eest otse poliitilisele tasandile. Ja ka see aitab kohtul kompromisse vältida. Pikas perspektiivis peaks nii kohtu kui ka ministri peamine eesmärk olema õigussüsteemi terviklikkuse tugevdamine, õigusreform, mille eesmärk on vähendada põhjendamatuid kohtuasju ja parandada tulemuste prognoositavust. Aga vahetus ja nüüd juba kiireloomulises kohtunike ametikohtade täitmise küsimuses arvan ma, et kohtul on palju suurem roll täita, kui ta endale tunnistab. Ja võimalus näidata üles väärikust ja juhtimisoskust, tehes ministrile pakkumise, millest ta ei saa keelduda. Näidates samal ajal, et see hoolib sügavalt küsimusest, mida ta peab ülioluliseks. Ja see pakkumine oleks kaebeõiguse taastamine põhiseaduslikes kohtuasjades. Siin on, mida see tähendab ja miks see oluline on. Kaebeõigus mõjutab paljusid kõige olulisemaid ja poliitilisemaid kohtuasju, mida kohus otsustab arutada. See doktriin on üks vanimaid tunnuseid tavaõiguse õigussüsteemides. Kohtud eksisteerivad selleks, et lahendada vaidlusi poolte vahel, kellel on konkreetne ja isiklik huvi tulemuse suhtes. Näiteks Ameerika Ühendriikide põhiseaduse 3. artikli kohaselt on föderaalkohtud piiratud vaid nende juhtumite või vaidluste lahendamisega, mis on tõelised vaidlused tõeliste poolte vahel, kellel on reaalsed huvid mängus. Sa ei saa lihtsalt astuda Ameerika föderaalkohtusse ainult sellepärast, et usud, et president on andnud välja põhiseadusvastased täidesaatva korralduse. Iisraelil oli kunagi sama piirang.
riigi varastel aastatel võttis ülemkohus kasutusele selle, mida teadlased nimetasid laiaulatuslikuks kaebeõiguse reegliks, mis oli pärit Inglise tavaõigusest. Sa pidid tõendama, et valitsus rikkus sinu suhtes seaduslikku kohustust, põhjustades sulle ainulaadset ja mõõdetavat kahju. Aga Iisraelis muutus see 1986. aastal kohtuasjas, mida oleme selles saates varem maininud. Ressler versus kaitseminister. Ressleri juhtum keskendus ulatuslikele ajateenistusest vabastamistele, mida anti Haredi yeshiva õpilastele. Aastakümneid olid kaebeõiguse reeglid hoidnud selle teema kohtust eemal, kuna üksik kodanik ei kannatanud mingit ainulaadset kahju kaitsepoliitika tõttu, mis kehtis teistele. 1986. aastal esitas reservväelane nimega Yehuda Ressler koos ühe järjekindla põhiseaduslike kaebuste esitaja uue väljakutse selles küsimuses ning kohtunik Aharon Barak muutis seisukohta kaebeõiguse osas. Tema põhjendus, tsiteerin: õigus ei loo vaidlusi, vaidlus loob õiguse. Avaliku või isegi poliitilise iseloomuga probleemide kohtulik lahendamine ei ole võimude lahususe põhimõtte rikkumine. Minu lähenemine on, et õiguse või huvi olemasolu nõudmine kui kaebeõiguse tingimusel puudub igasugune filosoofiline alus. Sellel puudub ka moraalne alus. Ja see rikub õigusriigi põhimõtet. Nagu paljud Baraki doktriinid, oli ka see revolutsiooniline ning muudatus kaebeõiguses langes kokku ka justiitsiabiliteedi kui tegeliku piirangu kaotamisega. Nii et alates Ressleri juhtumist võttis kohus menetlusse sisuliselt iga avalduse, mis esitati peaaegu ükskõik millise isiku poolt ja peaaegu ükskõik millisel avalikkusele olulisel teemal, nagu kohus seda ise nägi. Kuidas see praktikas välja näeb? Vaatame mõningaid näiteid. 2016. aastal tühistas kohus valitsuse raamlepingu Noble Energy'ga Leviathani gaasivälja arendamiseks, mis on Iisraelis suurim avamere leiukoht. See juhtus pärast kaebust osapooltelt, kellel polnud otsest majanduslikku huvi. See oli äärmiselt oluline majanduslik ja geostrateegiline tehing. Leping renegotiati lõpuks aasta hilinemisega ja selle viivituse kulusid pole kunagi täielikult kokku arvestatud. Kuulus 2018. aasta juhtum vaidlustas sõjaväe kokkupuutereeglid. See lükati tagasi, kuid osaliselt seetõttu, et kui hagi esitati, muutis armee kiiresti oma reegleid, et vältida potentsiaalselt ebasoodsat otsust. Selle hagi esitasid mitmed radikaalsed aktivistide rühmad armee vastu ja see poleks traditsioonilist kaebeõiguse testi läbinud. Tulemuseks olnud piiravamad lahingureeglid on miski, mida paljud parempoolsed usuvad olevat kaasa aidanud 7. oktoobri julgeolekualastele läbikukkumistele. Liialt ettevaatlik võitlusmentaliteet, mis nõudis lisainimelusid. 2024. aasta märtsis esitasid 5 Iisraeli inimõiguste vabaühendust, kes on taas pigem vasakpoolsete hulka kuuluvad, kohtule avalduse, et tagada täielik humanitaarabi ligipääs Gazasse, sealhulgas elektri taastamine aktiivse sõjategevuse ajal. Kohus arutas juhtumit aasta jooksul, nõudes korduvalt sõjaväeülematelt üksikasjalikke vastuseid, enne kui 2025. aastal asjasisulistel põhjustel tagasi lükkas. Nagu paljude teistegi juhtumite puhul, oleks iga teine demokraatlik kohtusüsteem keeldunud sellist asja arutamast. Kuid isegi Iisraeli laiaulatusliku kohtukülblikkuse standardi järgi poleks seda juhtumit tohtinud ainuüksi kaebeõiguse puudumise tõttu arutada. Olgu viimane näide. Professor Menachem Maltner on samuti dokumenteerinud pidevat kasvu petitsioonides, mille on esitanud ametis olevad Knesseti liikmed, kellel puudub isiklik huvi juhtumi tulemuse vastu. Otsesõnu öeldes võib poliitik kaotada hääletuse Knesseti saalis ja sisuliselt minna üle tee, et paluda kohtul seadust tühistada. Kuna selliste petitsioonide esitajad on ebaproportsionaalselt vasakpoolsed, vähemalt tema uurimistöö põhjal, ja need juhtumid said palju meediakajastust. Maltner, kes on ise kõrgelt hinnatud vasakpoolne mees, jõudis järeldusele, et avalikkus hakkas ülemkohut pidama tsitaatides vasakpoolse Meretsi erakonna lisandiks. Seega on see kaebeõiguse küsimus ülioluline. See on üks hoobadest, mis kohtul on isegi kõige poliitilisemate küsimuste üle. See erineb tõsiselt sellest, kuidas kohtud teistes demokraatiates toimivad ja see mõjutab otseselt kohtute töökoormust, arvestades, kui ebaproportsionaalselt palju aega kulutab kohus põhiseaduslikele küsimustele, samal ajal kui teised apellatsioonid kuhjuvad. See tööde kuhjumine on tõsine probleem, kuid pole õige ega ajalooliselt täpne panna kogu süüd poliitikute peale. Kohus, kellel endalgi on kuhjunud kohtuasju, peaks tunnistama, et osa sellest koormast on ise tekitatud.
Tegelikult uuris 2019. aasta Kohelet Policy Forumi uuring, mille viis läbi Aaron Garber 78 juhtivat avaliku õiguse otsust aastatel 2014–2018 ning ta leidis, et umbes 58% esitasid kaebajad, kellel traditsioonilise doktriini järgi poleks olnud kaebeõigust. Siin ongi probleem. Kui kohus taastaks selle doktriini suure otsusega, mis selgelt taastaks vana standardi, siis minu arvates järgneks sellele mitu asja. Esiteks oleks kohtu argumendil ministri ees mahajäämuse kohta palju suurem kaal, sest kohus astuks samme omaenda süsteemis. Kohtule esitatavate kaebuste maht väheneks oluliselt, vabastades institutsionaalse ressursi tegeliku mahajäämuse jaoks, mis kahjustab tavalisi kodanikke. Ka iga kohtuniku ideoloogias suhteline tähtsus väheneks, kuna küsimuste ring, millega kohus saaks tegeleda, muutuks kitsamaks. Struktuurne hirm kohtunike ametisse nimetamise ümber väheneks. Seega on peamine põhjus, miks Levin ja paremtiib peavad iga ülemkohtu kohta eksistentsiaalseks, see, et aktivistlik kohus, millel on piiramatu pädevus ja arutatavus, võib kohtupingilt dikteerida riigi julgeoleku, majandus- ja sotsiaalpoliitikat. Kui sa piirad selle ulatust, isegi osaliselt, siis väheneb ka kaal, kes seal istub. Kuigi see ei lahenda kogu süsteemset mahajäämust, siis pea meeles, et kohus ise tegeleb vähem kui 1% kõigist süsteemi juhtumitest. Ma arvan, et see leevendaks kohtusurvet ja samuti pakuks see Levinile ja Iisraeli ühiskonnale tohutu ja kaugele ulatuva väärtusega žesti. See oleks partnerluse märk vastasseisus, kus võidu ja kaotuse mõisted ei sobi ega peakski sobima. Kui kohus teeb seda vabatahtlikult, tunnistades oma märkimisväärset seotust Iisraeli poliitilise eluga ning pakub taas vaid osalist taandumist. Ma arvan, et see oleks samm, mis taastaks usu nende Iisraeli ühiskonna osade seas, kes seda kaotamas on, säilitades samal ajal institutsiooni olulise sõltumatuse. On tõsi, et kohus teenis suure osa oma laienenud legitiimsusest, tegutsedes siis, kui poliitika ebaõnnestus või keeldus tegutsemast, ning Haredi värbamisküsimus on täna kõige selgem ja valusam näide. Valitsused, mis sõltusid Haredi koalitsiooni partneritest, ei sundinud seda küsimust aastakümneid lahendama, lükkasid probleemi edasi ja rikkusid omaenda võrdõiguslikkuse lubadusi, sest poliitiline hind oli liiga kõrge. Nii astus kohus vahele ja on peamine jõud agressiivsema lähenemise taga, mida suur osa sõjast räsitud ja väsinud avalikkusest nüüd toetab. Kui kohus piirab kaebeõigust, naaseb see küsimus poliitilisse süsteemi, mis on varem läbi kukkunud ja võib uuesti läbi kukkuda. Ma tunnistan seda, kuid usun, et see on protsess, mille Iisrael peab läbi tegema. Süsteem, mis teab, et tema kohtunikud alati nii-öelda parandavad tema vead, ei ole motiveeritud tegema kompromisside nimel rasket tööd. Ja kohus, mis asendab oma otsustega seadusandjaid sotsiaalpoliitikas, ei suuda lõppkokkuvõttes demokraatiat kaitsta, sest ta võtab üle ühe peamise demokraatliku funktsiooni. Poliitika on see koht, kus tuleb vaielda Iisraeli demokraatia keeruliste küsimuste üle, ja see on ainus koht, kus kompromiss võib lõpuks saavutada. Hiljut laiendatud koosseisus arutatud suure kohtuasja puhul võrdles advokaat David Petter kohut Kreeka jahimehe Aktaioniga mütoloogiast. Kättemaksuhimulise jumalanna poolt muudeti ta hirveks ja seejärel ajasid tema enda jahikoerata taga ning tapsid. Nii et Petter võrdles kohut Aktaioniga. Ja sisuliselt ütles, et kohtust on saanud jahimehe asemel nüüd hirv. Kohus, kes astub poliitilisele areenile, ei tohiks imestada, kui teda hakatakse kohtlema poliitilise tegijana. Ma arvan, et selles loogikas on oma iva, kuid antud juhul näen ma olukorda tegelikult kui võimalust. Kohus on täna poliitilisel areenil, olenemata sellest, kas ta seda soovib või mitte. Ja sel põhjusel arvan ma, et ta peaks tegutsema nii, nagu mina seda nimetaksin riigimehelikkuseks. See võib tõelise institutsionaalse tugevuse pinnalt hakata naasma piiratud enesemõistmise juurde oma kohtu, süsteemi ja riigi hüvanguks. Erinevalt Iraani leppest on see täielikult meie enda kätes. Näeme järgmisel nädalal.